Head kolleegid, enne kui läheme istungi rakendamise juurde, päevakorra kinnitamise juurde, oleks mul üle anda üks eelnõu. Ja ma annaksin siis volikogu aseesimehele istungi juhatuse üle. Et selline huvitav eelnõu on üle anda. Eelnõu autorid on Tõnis Padu ja Jaanus Karilaid ja otsuse eelnõu nimetus on Ants Laikmaa mälestuse jäädvustamine. Punkt 1. Haapsalu linnavalitsusel paigaldada Ants Laikmaa mälestuse jäädvustamiseks pargipaviljon Haapsalus Vaba tänava ja Rahu tänava pikenduse Kiirde nurgale Graafiaeda ja linnavalitsusel tagada pargipaviljoni valmimine 1. augustiks 2014. Ja paar sõna ka seletuskirjast, et miks seda kõike vaja on. Ants Laikmaa, kuni 35. aastani Hans Laipmann sündis Läänemaal Vigala lähistel. Ta on õppinud ja elanud noorusaastel Haapsalus, hiljem Tallinnas. Elu viimased 10 aastat Taeblas. Lisaks kunstiloomingule ja noorte kunstnike koolitamisele osales Ants Laikmaa aktiivselt avalikus elus. Eriti lähedane oli talle noorusaastate kodulinna Haapsalu hea käekäik. Tema poolt on kirja pandud ja tollases ajakirjanduses avaldatud mitmeid meeleolukaid, positiivkriitilisi kirjutisi Läänemaa ja Haapsalu elustolust. Ants Laikmaa oli Hans Salveri, Ernst Enno ja Roman Haavamäe kõrval 1921. aastal moodustatud Haapsalu kaunistamise seltsi asutajaliige. Ilmselt just Laikmaa terava kriitika tõttu otsustati 20. aastate lõpus loobuda De la Gardie lossi ümbritseva pargi täielikust jagamisest elamukruntideks. Ja teeme ettepaneku ehitada valmis Graafiaia heakorrastamise projektis kavandatud pargipaviljon koos selle lähima ümbruse spiraalse juurdepääsuteega ja kujundada paviljon kunstnik Ants Laikmaa mälestusehitiseks. Paviljoni istepingi kavandamisel võtta eeskujuks kunstniku Taebla kodus asuv tigutiivan. Paviljoni paigaldada mälestustahvel Ants Laikmaa nimega. Seda enam, et ta annab ka sellise esteetilise punkti olukorras, kus linnus, kus De la Gardie on mõlemasse raha pandud ja ta sobib väga hästi sinna. Ja ma näitan teile ühte slaidi veel, et ta, ütleme, sellise kujutisena praegu umbes näeks selline välja, et seal oleks võimalik siis ühelt poolt seda mälupilti värskendada, mis kunagi oli, seal mälestustahvel ja istumiskoht, kohtumispaik ja annaks kahtlemata avalikule ruumile, linna üks sellisele esteetilisele ilmele, see väikene asi annaks väga palju juurde. Ja lugesin juba. Ja me suunaksime selle kultuurikomisjoni ja menetleksime siis suures saalis seda septembrikuu volikogu istungil. Kellelgi küsimusi on? Kas Haapsalus ütleb post? Ma ei saa miks on vaja neid siin eelnõusid kogu aeg siin volikogu avalikus edasi päevakorda. See lihtsalt volikogu kantselei tööd. Reglement võimaldab seda anda puldist, võimaldab anda posti teel, kellel on tahab anda eelnõusi salaja, võimalik ka nõndaviisi teha. Mina otsustan asju anda avalikult, nii et kas kellelgi on veel mingid asja kohta küsimusi? Okei, tegelikult on küsimus nii, et eelnõu on esitatud ja reglementsi mingisugust läbirääkimist seda ei näe. Esitamise võimalus on täitsa olemas reglements selles mõttes, siin ei ole isegi küsimust, aga ma arvan, et see läheb loomuliku teed nagu iga eelnõu kultuurikomisjonile ja elu läheb edasi. Küsimused või siis? Märt, tõusu sulle asja näeb. Kuidas? Et läheme päevakorra projekti kinnitamise juurde. Teie ees on 9 päevakorrapunkti. Kas kellegi on ettepaneku päevakorra muutmiseks? Ei ole, teen ettepaneku päevakorra kinnitada. Palun käega märku anda, kes on selle poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16. Päevakord kinnitatud. Päevakorrapunkt number 1, puude raide kord Haapsalu linnas, ettekandja Peeter Vikman. Lugupeetud volikogu, tegemist on siis meie praegu kehtiva korra uuendamisega ja lisaks elulistele vajadustele on siin veel põhjused, mis tulenevad ka looduskaitseseaduse muudatustest, kus määratakse täpsemini ära omavalitsuste kohustused ja lisaks on ka meie määruses esinevad viited seadusele, need paragrahvid ja numbrid on saanud teise sisu, millele viidatakse. Ja kord on siis üle vaadatud ja kohandatud sellele, mis elu nagu toob. Selle korra kehtestamisega eelnõu kord muutub siis kehtetuks. Ja praegu on üks huvitav asi, Haapsalu on nagu pilootprojektina kasutamas raieregistrit, mis on internetis täiesti olemas. Kodanikud on juba seda ka kasutamas, esitada saab seal avaldusi, saab seda menetleda nii-öelda selles registris ja siis tagasiside jõuab ka läbi registri. Eelis on see, et raieregister on otseselt seotud elanike registriga ja siis ka maaüksuste või maatükkide katastrite omanikud saavad olla need, kes oma maal avaldusi saavad esitada või siis oma volitatud isikud. Nii et igati selline huvitav ja usume, et see on tulevikus üks põhiline tööriist selles asjas, aga selle määruse lisas on siis ka vormid, kuidas siis saab ka tavaviisil esitada ja usun, et te olete selle määrusega tutvunud. Ettepanek on siis eelnõu määrusena vastu võtta. Kas ettekandjal on küsimusi? Ei ole, aitäh. Kaasettekandeks palun kommunaalkomisjoni esimees. Lugupeetud volikogu, antud määruse juures kommunaalkomisjonil erilisi küsimusi ei olnud ja kommunaalkomisjon toetab ühehäälselt määruse vastuvõtmist ja soovitab seda ka teilegi. Kas ettekandjal on küsimusi? Ei ole, aitäh. Kas kellelgi on läbirääkimiste soov? Lõppsõna soov? Kui ei ole, siis panen antud eelnõu hääletusele, kes on eelnõu vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. Ühehääle 16. Eelnõu vastu võetud. Päevakorrapunkt number 2, kalmistute andmekogu põhimäärus, ettekandja Peeter Vikman. Lugupeetud volikogu, ees on siis kalmistute andmekogu põhimääruse eelnõu. Mis selle asja sisu on? Igasugune andmekogu eeldab selle kasutamist, andmete iseloomu ja andmete kogumise korda reguleerivat määrust ja avaliku teabe seaduse ja kalmistuseaduse alusel siis on ka sellest tulenev on ka selle määruse eelnõu sisu. Et hästi lühidalt ütleks siis, millest see sisu räägib. Kõigepealt määratakse ära andmekogusse kogutavate andmete koosseis, andmekogu pidamise ja selle järelevalve ja samuti ka lõpetamise kord. Peetakse seda veebipõhise andmekoguna ja kahesuguseid andmeid siis see andmekogu sisaldab. Kalmistuseadusest tulenevad põhiandmed on maetud isikuandmed, hauaplatsi andmed, hauaplatsi kasutaja andmed
kalmistu töökorralduslikest ja muudest vajadustest tulenevad andmed on kalmistu üldandmed, platsi kasutamislepingute andmed, hinnakiri, päevaraamat, kasutusavalduste andmed ja hauaplatsi jälgimise ja akteerimise andmed. Ja kogu see kulu on siis meil linna eelarves, peaks kajastuma ja vastutav töötleja on Haapsalu linnavalitsus. Ja linnavalitsus määrab siis omakorda vastutava töötleja õiguste teostajad, kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid. Et selline eelnõu ja ettepanek on eelnõu määrusena vastu võtta. Kas ettekandjal on küsimusi? Ei ole, aitäh. Kaasettekandeks palun õiguskomisjoni esimees. Lugupeetud volikogu, õiguskomisjon teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta. Aitäh. Kas ettekandjal on küsimusi? Ei ole. Kas kellelgi on läbirääkimissoov, lõppsõnasoov? Kui ei ole, siis panen antud eelnõu hääletusele, kes on eelnõu vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. Ühene 16. Eelnõu vastu võetud. Päevakorrapunkt number 3. Sihtasutuse Haapsalu piiskopi linnuse tegevuse lõpetamine, ettekandja Urmas Sukles. Lugupeetud volikogu, 18. juunil olin Tallinnas, kus notari juures kirjutasime koos kultuuriminister Langiga alla sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa muuseumid asutamisele. Ja see sihtasutus, mille eesotsas on Anton Pärn, hakkab 1. juulist tööle. Haapsalu linn tegi ka oma rahalise sissemakse 100 eurot sinna sihtasutusse ära, nii et sihtasutus Haapsalu Läänemaa muuseumid on alustatud. Ja seoses sellega, kuna see muuseumite probleem on siin volikogus olnud juba pikka aega, ma arvan, et te olete väga hästi kursis, mis plaanid on ja mis kokkulepped on. Ja üks kokkulepe on ka selline, et sinna sihtasutusele antakse üle siis ka piiskopi linnuse sihtasutuse varad ja teisena ka raudteemuuseumi varad. Ja vastavalt sellele on vaja sihtasutus Haapsalu piiskopi linnus lõpetada. Oleme siin arutanud ja teeme ettepaneku lõpetada see peale suve ehk 30. septembriks ja likvideerijaks määrata juhatuse liige Ülla Paras. Ja kui siis sihtasutus on likvideeritud, siis varad antakse üle uuele tegutsema hakanud Haapsalu ja Läänemaa muuseumid sihtasutusele. Kas ettekandjal on küsimusi? Andres Orja. Mis saab sihtasutuse töötajatest? Sihtasutuse töötajad vastavalt kokkuleppele lähevad tööle sihtasutusse Haapsalu ja Läänemaa muuseumid. Kas on või küsimusi? Ei ole, aitäh. Kaasettekandeks palun õiguskomisjoni esimees. Lugupeetud volikogu, õiguskomisjon teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta. Kas ettekandjal on küsimusi? Aitäh. Kas kellelgi on läbirääkimissoov, lõppsõnasoov? Kui ei ole, siis antud eelnõu hääletusele, kes on eelnõu vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. Ühene 16. Eelnõu vastu võetud. Päevakorrapunkt number 4. Raudteemuuseumi tegevuse lõpetamine, ettekandja Urmas Sukles. Urmas Suklese ettekanne. Lugupeetud volikogu, ma ei leidnud küll telefonis seda meili üles, mille Erko mulle saatis, aga Erko saatis, kuna linnasekretär on väga hästi linnaasjadega kursis, peab olema, aga siis Erko saatis raudteemuuseumi tegevuse lõpetamise kohta sellise meili, et 15 aastat tagasi umbes samal ajal alustati raudteemuuseumiga. Nii et 15 aastat on raudteemuuseum tegutsenud ning vastavalt selle uue sihtasutuse
tegevuse alustamisele on sama jutt, mis oli ka piiskopi Linnusega ja raudteemuuseumiga on selline väike erisus juures, et raudteemuuseumi tegevus lõpeb 30. september, aga kuna on raudteemuuseumis museaale on väga palju ja seal töö nende ülelugemisel käib, siis likvideerimise viime läbi 31. detsembriks sellel aastal. Kas on küsimusi? Ei ole, aitäh. Kaasettekandeks palun õiguskomisjoni esimees. Lugupeetud volikogu, õiguskomisjon teeb ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta. Kas ettekandjal on küsimusi? Ei ole, aitäh. Kas kellegi on läbirääkimissoov, lõppsõnasoov? Kui ei ole, siis palun eelnõu hääletusele. Kes on eelnõu vastu võtmise poolt, palun käega märku anda. Ühene 16. Eelnõu vastu võetud. Päevakorrapunkt number 5. Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi seadmine kinnistu Väike-Viigi tänav 12 Haapsalu kasuks. Ettekandja Peeter Vikman. Lugupeetud volikogu, Haapsalu Väike-Viik on lisaks oma ilule ja linnukohale leitud üles ka kui energiaallikana ja järjest enam Viigi ääres olevaid kinnistuid on avaldanud siis soovi saada niisugust rohelist energiat Viigist ja meie maaosakond juba ennetavalt on jõudnud teha ära siis selle töö, et jagada Viigi sektoriteks. Seda pilti mul siin teile antud ei ole, aga praktiliselt iga Viigi-äärne kinnistu saaks nii-öelda energiat Viigist võtta, selline töö on tehtud ja üks siin soov on nüüd teie ees, järjekordne soov on teie ees ja mis siis muud, kui sellele korraks otsa vaadata, millist maad see siis puudutab, linnamaad, on Haljasalamaa, on natuke tänavamaad ja on siis Viigis asuvad maad. Tänaval on 53 ruutmeetrit, Haljasalal 147 ruutmeetrit ja väikeses Viigis 1541 ruutmeetrit. Linn saab selle eest ka tasu küsida. Tasu suurus on 3% taotleva maa maksustamishinnast või õieti taotleva kinnistu maa maksustamishinnast. Taotleja enda kinnistu maa maksustamishinnast 3%, mis siis korrutatakse läbi vastavate ruutmeetritega ja saadakse siis see tasu. Seame tähtaja 30. jaanuar 2036, sama kõigile. Ja mõte on siis selles, et tõenäoliselt on sel hetkel vajalik jälle Viiki puhastada. See on siis 25 aastat ja praegune luba annab siis selle ajani õigus seda toru hoida. Sellisel juhul, kui on vaja Viiki puhastada, tuleb kõik küttetorud kas ajutiselt või siis päriselt välja koristada ja Viiki saab ka puhastada selle eelnõu tähtaja lõppedes. Et selline on eelnõu ja ettepanek on siis eelnõu otsusena vastu võtta. Kas on küsimusi ettekandjale? Ma küsiks. Jah. See puhastamise teema, jah, see oli natuke nagu jutuks komisjonis, aga ma praegu hakkasin sedasi mõtlema, et siin oli 25 aastat näed nagu linn näeb ette seda Viigi puhastamise ressurssi, eks ju, või ütleme, et nüüd ta puhastati, nüüd 25 aastat peaks nagu kasvu pidama, ütleme see roostikku ja mis sinna kasvab, jah. Aga need liituvad need aastate kaupa, aga Viigi puhastamine käib ju mitte selle krundi kaupa. Kuidas see asja lahendab? No lõpptähtaeg kõigile on üks ja sama. Ja ka see lõpptähtaeg siin, mis meil täna on eelnõus,
on sama, mis oli eelnevatel, 30. jaanuar 2036. Tähendab, see puhastamisaeg on paigas ja kui keegi just, siis ta... kõigil lõpeb ühel ja samal ajal. Kas on veel küsimusi? Ole hea. Küsimus öeldud, et ütleme, et kas nad mingisugust, ütleme, liitab ära puhastades, nad panevad jälle selle värgi sisse, et kas nad vahepeal midagi maksavad ka, nad võiks seda mingit moodi toetada, seda viigi puhastamist, siis see on neile eluliselt vajalik. Jah, no sellist, see mõte on loogiline, aga täna meil sellist reguleerivat määrust või korda, mille alusel seda küsima hakata ei ole, on veel piisavalt aega, et see teha, kui on vaja, et iseenesest on see üsna loogiline mõte. Või isegi väga loogiline mõte. Kas on veel küsimusi? Ei ole, aitäh. Kaas ettekandeks palun kommunaalkomisjoni esimees. Lugupeetud volikogu, et eelpool küsimustele veel omalt poolt nii palju, et kui nüüd jah, lõpptähtaeg on paigas, siis see tähendab seisuliselt seda, et need, kes oma seadmed panevad viiki 10 aasta pärast, siis nendele jääbki niisugune lühike ajaline intervall, et nad peavad lihtsalt vaatama, kas see neil aastate peale ära tasub. Ja mis puudutab nüüd Raimundo küsimus selle toetamise poole pealt, et siis samalaadne küsimus oli meil arutusel ka komisjonis ja just selle poole pealt, et mis puudutab viigi kaldaäärset puhastamist. Ja selles on omakorda kaks aspekti, et esiteks äärmiselt ilus on ju, kui viigi äär on puhas ja miks mitte soovitada seda teha, aga neil inimestel, kes sinna oma küttiseadmeid panevad, kuid siis ma käisin ise, sõitsin viigi äär läbi, vaatasin, et need majad, mis ma suhtsin täna tuvastada, kus see seade sees on, et nende majade omanikud on juba selle töö ära teinud, et nad puhastavad seda viigi äärt väga ilusti. Ja selle juures see teine punkt on just see, et igal juhul välistada olukorda, kus roostiku või kaldaäärse puhastamisel võiks siis küttiseadmeid kahjustada. Ja sama mõte sai ka Peeter edasi antud, et kord, mis reglementeeriks veel inimeste enda panust viigile, kas siis puhastamise või tasu või muul näol, et selle võiks siis mingil ajal ka kehtestada. Aga üldjoontes kommunaalkomisjon on ühehäälselt eelnõu poolt ja teeb volikogule ettepanek eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh, kas ettekandjal on küsimusi? Ei ole. Kas kellelgi on läbirääkimissoov? Lõppsõna soov? Kui ei ole, siis panen antud eelnõu hääletusele, kes on eelnõu vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. 16. Eelnõu vastu võetud. Päevakorrapunkt number 6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine, Tallinna maantee, Männiku tee, Kiltsi tee, Ungru tee, Lao tänav, Aiavilja tee, Suur-Lossi tänav, Jalaka tänav ja Kalevi tänav. Ettekandja Peeter Vikman. Lugupeetud volikogu, maa munitsipaalomandisse küsimine on jäetud seaduse kohaselt volikogu pädevusse ja need maaüksused on kõik meie linnatänavad, mis veel ei ole munitsipaalomandisse küsitud. Kui tänane eelnõu leiab heakskiitmist ja riigi poolt otsustatakse need teelõigud linnale anda, siis kõik Haapsalu linna teed kuuluvad munitsipaalomandisse. Kokku on siin juttu 13 teelõigust, kõige suurem nendest on Tallinna maantee ja Männiku teega on veel see eripära, et alles hiljaku saime siis riigi otsuse ja seoses muudatustega Männiku teel on muutunud ka meie linna administratiivpiir. Et see, mis ta siis oli, Hubertus oli ta nimi, üks söögikoht,
metsast, mis enne kuulus Ridala valla haldusterritooriumile, on nüüd Haapsalu linn. Ja piir jookseb siis pikki Männikuteed. Ja tänu sellele, et nüüd kogu Männikutee maa kuulub Haapsalu linna haldusterritooriumil, on meil võimalik küsida ka seda siis munitsipaalomandisse. Ja muude lõikudega on siin siis üsna tavapärane lugu. Ettepanek on eelnõu otsusena vastu võtta. Kas ettekandjal on küsimusi? Aitäh. Kaasettekandeks palun kommunaalkomisjoni esimees. Lugupeetud volikogu, nagu te Peetri jutust kuulsite ja seletuskirjast te saanud lugeda, siis viimase 4 aasta jooksul on samalaadne küsimus hästi palju volikogu ees olnud ja see siis on praeguse seisuga viimane kord, kus maad munitsipaalomandisse sellisel kujul ehk siis tänavatena taotlema. Et kommunaalkomisjonil siin vastuväiteid ei ole, on ühehäälselt poolt ja teeb volikogule ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh. Kas ettekandjal on küsimusi? Ei ole. Kas kellegi on läbirääkimissoov, lõppsõna soov? Kui ei ole, siis panen antud eelnõu hääletusele, kes on eelnõu vastu võtmise poolt, palun käega märku anda. Ühehäälne 16. Eelnõu vastu võetud. Päevakorrapunkt number 7, Haapsalu linna valimiskomisjoni moodustamine. Ettekandja Erko Kalev. Lugupeetud volikogu, võttes arvesse, et 20. oktoober 2013 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised, siis on vajalik moodustada Haapsalu linna valimiskomisjon ja teen ettepaneku nimetada valimiskomisjoni liikmeteks Maret Seeman, Aime Villau, Anne Pääsuke, Heli Sirelpuu, Toomas Merilo, Ahti Irs ja määrata esimeheks linnasekretär Erko Kalev. Kõik kandidaadid, komisjoni kandidaadid on pikaaegse kogemusega ja olen kindel, et saavad oma tööga hakkama. Teen ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh. Kas ettekandjal on küsimusi? Ei ole. Aitäh. Kaasettekandeks palun õiguskomisjoni esimees. Lugupeetud volikogu, õiguskomisjon teeb ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta. Kas ettekandjal on küsimusi? Aitäh. Kas kellegi on läbirääkimissoov, lõppsõna soov? Kui ei ole, siis panen antud eelnõu hääletusele, kes on eelnõu vastu võtmise poolt, palun käega märku anda. Eelnõu vastu võetud. Päevakorrapunkt number 8, Haapsalu linna volikogu 7. koosseisu liikmete arvu määramine. Ettekandja õiguskomisjon. Lugupeetud volikogu, õiguskomisjon teeb ettepaneku määrata 7. koosseisu liikmete arvuks 21 ja teeme ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh. Kas ettekandjal on küsimusi? Ole hea. Teatavasti on Haapsalu linna elanikkond tunduvalt vähenenud. Kas komisjonis oli ka voliniku arvu vähendamise ettepanek arvutusele või ei ole? See on seadusega ette nähtud, kui on 10 000 elanikku vähemalt linnas, siis on miinimumvolinike arv on 21. Vähendada ei ole võimalik on suurendada. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ei ole, aitäh. Kas kellegi on läbirääkimissoov, lõppsõna soov? Kui ei ole, siis panen antud eelnõu hääletusele, kes on eelnõu vastu võtmise poolt, palun käega märku anda. Ühehäälne 16. Eelnõu vastu võetud. Päevakorrapunkt number 9, Haapsalu linna volikogu 2013. aasta valimisteks valimisringkonna moodustamine, selle piiride, numeratsiooni ning mandaatide arvu kindlaks määramine. Ettekandja Erko Kalev.
lugupeetud volikogu, tulenevalt eelmisest päevakorrapunktist, millega määrati volikogu liikmete arv, saab arutada ka seda eelnõud. Ja teen ettepaneku moodustades üks valimisringkond, määrata numbriks number 1, valimisringkonna piirideks määrata Haapsalu linna piirid koos linna koosseisus olevate tänavatega siis, ja määrata valimisringkonnas number 1 mandaatide arvuks 21. Teen ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh, kas ettekandjal on küsimusi? Ei ole. Tänud. Kaasettekandeks palun õiguskomisjoni esimees. Lugupeetud volikogu, õiguskomisjon teeb ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta. Kas ettekandjal on küsimusi? Ei ole. Aitäh. Kas kellelgi on läbirääkimissoov? Lõppsõna soov? Kui ei ole, siis panen antud eelnõu hääletusele, kes on eelnõu vastuvõtmise poolt, palun käega märka. 17. Eelnõu vastu võetud. Sellega on ametlik päevakord lõppenud ja ees pidulikumad hetked. Palju õnne, Kalju Aigro! Palju õnne, Alo Lõps! Ja viimane info on see, et eelmine aasta juunikuu lõpus viimasel istungil alustasime Urmas Uklasega tenniseturniiri ja Urmasel hammas pole peale hakanud, nii et teeme talle ühe aplausi.